näitleja on oma rolli esimene advokaat ja ükskõik keda sa mängid, kas sa mängid prostituuti, mõrvarit, mis iganes kurjategijat, siis sina selle kehastajana oled kohustatud teda õigustama sellel hetkel ja temasse uskuma, sest et kõigil, see ongi üks näitleja töö, üks selline hea pool või selline, mis kindlasti soodustab empaatiat. See hea pool, et sa pead mõistma, mitte hukka mõistma teisi inimesi, endast erinevaid inimesi ja aru saama, et isegi kui seda kirjeldatakse nagu mingisuguse pahena, siis meil kõigil on mingisugused põhjused, kuidas või miks me oleme millenigi jõudnud või millenigi viidud. Tere tulemast Aarete seiklused podcasti jätku episoodile meie imelise saatekülalisega sellel korral. Ja nagu ikka, Aarete seiklused podcast on alati väga põnev, palju nippe, palju põnevaid lugusid maailma erinevatest osadest. Nii et vaata ja nagu ikka, alati laigi, jaga, pane meile kommentaare ja ela meie siis podcasti loomisele kaasa. Kõike paremat ja head nautimist. Mahalo! Aloha imelised seiklejad, kuulajad, vaatajad teisel pool ekraani. Minu nimi Kristarra Laksmi-Detton, tulemas eetrisse imelisest San Diegost, Californiast. Ja ma kutsun ennast uue aja coachiks. Ma usun, et meis kõigis on olemas Aarete laekad ja kui me need kord avame, saame hakata elama oma unistuste elu iseenda tingimustel. Ja täna on väga tore päev, sellepärast, et meil on väga eriline külaline, kelleks on Kristjan Arunurm. Tere tulemast! Tere! Aitäh kutsumast! Nüüd siit ma tahaksin liigendada selle, minna üle teise poole silda nii-öelda, kus me räägiksime nüüd natukene teatrist ja sinul on sellega olnud väga oma ja siuke kirglik suhe. Ja kui mina sind esimest korda nägin laval, siis tegelikult oligi, vaata, mul oli oma poeg kaasas ja ta ei olnud vist veel aastanegi ja ma ei mäleta, kas oli Aladini see etendus või kus sul oli hästi siuke hirmus kostüüm oli ja minu poeg natukene kartis, et eriti kui sa tahtsid teda sülle võtta. See ei olnud hirmus, see oli, ma mäletan, mis etendus see oli. See etendus oli 12 kuud vist ja ma olin professor, kuningakoja professor, kes pidi jonnakat printsessi õpetama, vist midagi sellist oli, jah. Ja ma ei tea, millegi pärast, ma olin küll alles vist 19-aastane, aga mind pandi kohe mängima vanamehi. Kuidagi see tuli mul on lapsest peale öeldud, et mul on selline vana hing või ma ei oska ütelda, et see tuleb sinna kehastumine tuleb nagu loomulikult orgaaniliselt välja ja see oli tõesti ja see oli samamoodi kui sinna luuleklubisse liitumine vist läksingi luuleklubi kumb siis enne võis olla luuleklubis ma arvan, et luuleklubi oli enne ja siis ma nägin seal samas Salme kultuurikeskuse teadete tahvlil kuulutust, et võetakse vastu konkursi korras sinna siis Salme teatri stuudiosse. Seega see oli ka nüüd ligi 30 aastat tagasi. Ja mõtled niisugused väiksed asjad, et märkad ühte asja ja tegutsed ja Salme teater just nüüd, kui ma arvutasin õieti kokku, on siis vist juba 74 aasta läheb nüüd. Ja järgmisel aastal peame suure loodetavasti saab siis pidada juba 75 aasta juubeli. See on Eesti vanim järjepidevalt tegutsenud harrastusteater ja sellel teatrimaastikul on kohati kadunud ära või hägustunud sellised piirid, et mis siis on nii-öelda siis me ei kasuta sõna professionaalne, vaid kutseline. Ehk et siin tuleb jälle see elukutse, et kas inimene on kutseline, kas ta saab selle eest palka või siis ta on harrastaja.
ja see ei ole seotud professionaalsusega, sest professionaalne saab olla suhtumine. Ja professionaalne suhtumine saab olla nii amatööridel kui kutselistel. Ja ka kutselistel saab olla väga ebaprofessionaalset töösse suhtumist, väsimust, rutiini, tavalist nii-öelda reelt maha kukkumist. Ja selles suhtes, ja tänapäeval on eriti need piirid kohati väga hägustunud, kui on projektiteatrid, mis tulevad kokku konkreetse mingisuguse tüki ellukutsumiseks ja seal on siis tööl parasjagu need, kes on tööl. Keegi ei ole teatripalga peal, vaid seal on siis nii harrastajaid kui kutselisi. Ja eks meil on ka niiviisi, et me oleme siin kutselisi lavastajaid kaasanud ja meie seast on väga palju ägedaid siis tänaseks suuri staare välja kasvanud siin, alates vanadest aegadest 75-aastasisse, ma olen 74-aastasisse mahub väga palju, et seal Kärt Tomingas, Anne Reeman, Kalju Komissarov, siis hiljem juba Liina Tennossar, noorematest Indrek Ojari, Marilyn Jurman, Jim Massilevi, kellega me seal koos, ma mäletan, kui Jim ja Marilyn ja Kristo Viiding olid väiksed ja siis mängisime, mina olin siis juba 21-aastane, nemad olid 13. Mängisime Kalle Kronqvisti, mina olin Onu Einar. Sellised toredad mälestused, jah. Aga kuidas sinul üldse see teekond teatrini hakkas, et lihtsalt oli teadmine sinu sees, et ma tahan hakata mängima mingeid rolle? Oli sul, kus sul see impulss tuli ja siis kas see Salme teatri kogemus oli esimene või oli sul midagi veel, et sageli, kui see impulss on, siis juba väiksena võib-olla on mingisugused kogemused olnud? Vaat see on huvitav, et tavaliselt jah, on inimesed käinud kuskil kas kooliteatris, mingis näiteringis, vanasti mingi pioneeride maja näiteringid ja nii edasi, kuskil huvikeskustes. Mina ei olnud käinud varem, aga mul oli teadmine, et ma tahan seda teha. Ja ma ei tea, see tuli kuidagi, ma üldse ei teadnud, et seal majas saab sellega tegeleda ja see tuli kogemata minu tee peale, ilma et ma oleksin otsinud. Et ma ei otsinud paaniliselt, et kuhu nüüd minna saaks või ma mõtlesin, et kunagi võib-olla tuleb selline võimalus. Ja ma ka ei mõelnud nagu selle peale, et korra käis küll mõte läbi, et ma võtan selle tõesti oma nagu elukutseks, põhiliseks ametiks. Aga üsna varsti sai selgeks, et mitte küsimus ei ole püsivuses, vaid seda kõike on minu jaoks liiga vähe. Et ma vajan rohkem kui ainult ühte, et käin mingis teatris palgal ja siis igal õhtul on etendused ja siis mängin 150 korda ühte sama tükki ja seda ma ei ole kunagi päris nii kujutanud ja ma väga imetlen neid, kes seda suudavad ja need mu vanad sõbrad, kellest paljud on seda teed läinud, on väga imetlusväärsed. Aga ma et kui ma ütleme siis ligi 30 aastat tagasi ise alustasin seal õpipoisina, siis nüüd on juhtunud niimoodi, et vahepeal ma käisin ära seikluslik elu viis mind 6 aastaks Hiiumaale ja siis ka seal lõin ma teatrigruppi Hiiu Naaditeater, mis praegugi vapralt tegutseb ja olen nendega ühenduses. Mul on väga hea meel, et sellest on selline kestlik ja jätkupidev asi jäänud, et ma olen nagu midagi ikkagi, mingeid asju nagu ellu kutsunud ja mingisuguse märgi loodetavasti jätnud. Ja siis tulin tagasi Tallinna ja minu vana Salme kutsus mind ja siis juba mitte enam õpipoisiks, vaid siis kutsuti mind seda juhtima. Nüüd ma võin ainult ette kujutada, mida tähendab endast nagu teatri juhtimine ja nüüd teisalt veel siis harrastusteatri juhtimine, et
kas sa natuke võib-olla sellest köögi poolest ka räägiksid, et võib-olla tavainimene kujutagi ette, et mismoodi see käib, et kuidas rahaliselt hakkama saab, mis on veel sellised olulised detailid, et see oleks selline jätkusuutlik siis organisatsioon? Noh, me oleme nüüd ka kasvanud iseendast suuremaks nii-öelda väljapiiridest, et kui me varem olime lihtsalt üks selline tore sõpruskond, kes käis koos 15–20 inimest ja kellel siis parasjagu oli rolli, kellel ei olnud, kõik me tulime jõulupeole ja hooaja avamisele, hooaja lõpetamisele kokku. Aga nüüd saime me aru, et meil on rohkem anda ja meil on nii palju selles võrgustikus neid kasulikke kontakte, kellel on, mida jagada, mida anda ja edasi kanda. Ja me asutasime siis õppestuudio ja siis saime aru, et inimesi on nii palju, vaatamata sellele, et konkursiga ja kõik ei saanud, siis ikka jäi ruumi puudu ja me tegime, nüüd on siis kaks stuudiogruppi käib koos mitu korda nädalas ja sest et ega me nüüd ma enam ei pea vanameest mängima, vaid nüüd ma varsti olengi vana, enam ei ole Grimmi ka vaja, et eks meil on ikkagi noori peale vaja ja uut verd. Et midagi teha ei ole, et kõik asi kasvab ja areneb ja muutub ajas. Ja see nüüd ongi siis, milline Salme teater täna on. Me kindlasti ei või öelda, milline ta homme on. Aeg on ka selline keeruline, et praegu on suhteliselt pausi peal, aga me oleme selline päris elujõuline MTÜ. Me oleme nagu mittetulundusvormis ja samas me oleme omanimelises majas. Kultuurikeskus Salme võib olla uhke, et see on ainus Eesti kultuurikeskus, millel on omanimeline teater. Ehkki me oleme nagu eraldi majandav siis MTÜ, aga meil on ajalooliselt pikad head suhted kultuurikeskusega ja see on ikkagi meie kodu ja pesa. Nüüd me jagame seda rõõmsasti linnateatriga. Ruumi on muidugi kitsamaks ja vähemaks jäänud, aga tuleb hakkama saada. Ja nüüd, kui tavainimene ka kuulab, et kuidas sa nagu defineeriksid, et mis vahe on harrastusteatri näitlejal siis võib-olla detailsemalt sellise kutselise professionaalse näitlejaga ja ütleme, et kas seal on ka siis mingid hästi suured liigendused, et siis ka need, kes on professionaalsed näitlejad, need vaatavad, et need harrastusteatri näitlejad, need on lihtsalt mingisugused külategijad või ma ei tea, mis iganes, et on sellel ka niisugune, kui sa seal nagu selles maailmas sees oled, kas on tunda ka, et nagu niisugune natuke hukkamõistev tempel läheb sinna peale või kuidas sellega on? Seda küll ei tunneta. Küll loomulikult on igasugust kvaliteeti ja igal alal ja ka kutselises teatris. Aga tõepoolest, et me rõhutame sõna harrastusteater, mitte ei ole rahvateater. Vanasti oli rahvateater, aga sellele jäi selline maik juurde nagu, et see on selline mingi rahvaliki palagaine, et see nüüd midagi kvaliteetset ei saa olla, et see ongi ainult mingisugune külapalagaine. Täna see kindlasti nii ei ole väga paljudel juhtudel. Loomulikult on igasugust vormi ja kvaliteeti, aga igal alal, nagu ma ütlesin. Aga pigem on niipidi ju, et kutselistel teatritel ja eriti teles, filmides, seriaalides, nad ei saa enam ilma harrastajatega hakkama, sellepärast, et kui palju neid statiste, võtame, oli kas või Teneti filmis, et mis vahe on harrastajal ja kutselisel, võib-olla see vahe, et harrastajal ei ole veel seda tüdimust, et see ongi tema hobi ja ta tuleb seda rõõmuga tegema, et ta ei saa selle eest raha enamasti, küll mingite filmijuppide ja seriaalis osalemiste eest enamasti saab, aga et ta ei tee seda mitte raha pärast, ta teenib reeglina oma leiva mujalt ja
see tähendab, et see ei saa olla motivaator ja see ei saa olla ka siis nii-öelda siis kibestumise või pettumise põhjus. Ja sa teedki seda selle võrra rõõmuga, et sa ei mõtle, et oi kui väike palk ja selle palga eest ma teengi siis seda. Vaid et kui sa ei saa üldse, siis muret ei olegi. Ja siis teine lugu on see, et kui harrastaja tuleb pärast tavalist päevatööd õhtul proovi või etendusele, siis jah, tal ei ole võib-olla nii pikka ettevalmistusaega, et ta tuleb sinna 3 tundi varem, eks ole, vaid aga loomulikult on ka omad tehnikad, kuidas siis assimileeruda sellesse uude olukorda. Ja ma millegipärast arvan, et väga paljuski harrastajad, kui nad tulevad kohale, siis nad on kohal ja et see kohalolu tunne teinekord on isegi parem. Isegi kui see võib-olla professionaalsed oskused jätavad teinekord soovida, siis kohalolek kui selline on väga paljudel kordadel ikkagi näitab silmad ette mis iganes alale. Ta tuleb, teeb seda silmad särades, mitte see ei ole rutiin. Ta ongi nagu selle asja sees südamega rohkem. No muidugi, kui see on su hobi, eks ole, et sa teed seda, et kui su hobi on, ma ei tea, metsa jooks või suusatamine, siis sa ei lähe ju hambad ristis, okei, võib-olla naised lähevad, kui tahavad pekki põletada või midagi, aga enam, kui sulle ikkagi meeldib ja see on su hobi, siis sa lähed ja teed seda rõõmuga. Et aga professionaalne sportlane peab seda anyway tegema, siis kui võistlused nõuavad ja trennid tuleb ära teha lihtsalt, kas või hambad ristis. Just. Mulle meeldis, kuidas sa seal teises intervjuus ütlesid, et lihtsalt kalossid jätad nagu ukse taha ja siis tuled oma sellelt teiselt töökohalt, siis lihtsalt astud teise ruumi, teise loosse sisse ja elad sellesse loosse sisse ja sa ütlesid ka nii hästi nagu, et sa elad ennast välja. Et see ongi võib-olla see elad sisse ja elad välja sellebi. Jah, just. Et just see näitlejaks olemise võlu, et sa saad minna kellessegi teisesse või sellesse teisesse rolli, olla keegi teine. Jah, ja see on ka nüüd jälle ju väga palju nii-öelda psühholoogiaga seotud, et sa pead tegema seal tohutu sisenemise millessegi, kellessegi ja minu esimene siis teatriõpetaja Aime Lutsar, kes mind sinna vastu võttis Salmesse, ütles, et näitleja on oma rolli esimene advokaat ja ükskõik, keda sa mängid, kas sa mängid prostituuti, mõrvarit, mis iganes kurjategijat, siis sina selle kehastajana oled kohustatud teda õigustama sellel hetkel ja temasse uskuma, sest et kõigil, see ongi üks näitleja töö, üks selline hea pool või selline, mis kindlasti soodustab empaatiat. See hea pool, et sa pead mõistma, mitte hukka mõistma teisi inimesi, endast erinevaid inimesi ja aru saama, et isegi kui seda kirjeldatakse nagu mingisuguse pahena, siis meil kõigil on mingisugused põhjused, kuidas või miks me oleme millenegi jõudnud või millenegi viidud. Et kui keegi sooritab kas või mõrva, siis miski on teda selleni viinud ja me peame analüüsima, mis teda selleni viis. Mitte ilma diskussioonita, ilma mõista püüdmiseta ütlema lihtsalt, et ei huvita, see on lihtsalt paha ja kõik. Muidugi see on paha, aga kui me sellest aru saame, miks see juhtus, siis juba on maailm parem. Ega sellest ei muutu paremaks, kui me lihtsalt hukka mõistame. Ja, et aru saada motivatsioonist või mis viis selle inimese selle tegutsemiseni. Jah, just. Ja kuidas sinul on olnud, kas on mõni roll selline ka olnud, et lähed nii sisse, et pärast ei saa enam välja? Mul oli üks
vist kõige jäledam roll. Ma mängisin seriaalis Kuum jälg ühte vana lugu, seal olid tõesti sündinud lood Eesti kriminalistika ajaloost ja see oli 80-ndatel Tallinnas juhtunud lugu ühest pedofiilist, kes siis ka tappis ühe lapse. Ja mina olingi see, kes seda pedofiili Siseministeeriumi autojuhti pidi kehastama. Ja see oli küll ikka päris võigas kogemus on, isegi kui sulle on õpetatud ja öeldud, et sa pead oma rolli õigustama, siis on mingid rollid on üsna keeruline endale ära õigustada. Aga siis sa tunned talle lihtsalt kaasa oma tegelaskujule ja mõtled, et tal olid ka, et mis ühe noore mehega, ta oli alla 30-aastane mees, mis pidi juhtuma, et ta ei saanud kuidagi teisiti ja et see asi kulmineerus, läks nii üle kätte. Et seal on ka siis mingid varjatud vajadused, millel ei ole siis kanalit leitud. Alati on jah, ilmselt võimalik leida nii-öelda freudilikku jälge ajades mingisugused põhjused, et kust see asi käest ära läks. Kas seda on võimalik nüüd tagasi keerata ja heastada alati? See on nüüd teine küsimus, jah. Ja ma nüüd küsiks ühe hästi huvitava küsimuse, et kuna seal selles raadiosaates sinu siis küsitleja küsis seda, aga kuna sa teda ei tundnud, siis sa ei osanud talle vastata, aga kuna sa mind nagu ikkagi tunned natukene ikkagi võib-olla rohkem, siis kui sa mind paneksid mingit rolli mängima, et siis mis roll see võiks olla või mis rollid need võiks olla? Wow. Vaata, lihtsama vastupanu teed minek oleks see, kui muidugi selline kaval lavastaja võtab siis, leiab igale näitlejale sellise rolli, mis on kõige rohkem tema sarnane, et siis lavastaja peab vähem pingutama lihtsalt, et ta ei pea väga neid inimesi muutma ega mudima. Et ma ei tea, siis siin paneks sellise lihtsama vastupanu teed minnes, paneks sind võib-olla selliseks mingiks maaemaks või murueideks või mingisuguseks metsanõiaks, ravitsejaks. Aga kui võtta teistpidi, tahta võtta selline väljakutse ja sinust kaevata välja midagi sellist, mida sa tavaliselt ei kasuta, aga võiksid endast mingeid uusi tahke leida, siis see on hoopis põnevam ja siis see võiks olla näiteks mingi, sa oled küll ka praegu ärinaine, aga mingi hoopis teist laadi ärinaine, selline prooviks sellist kõrki ja näiteks, võtame, fantaseerime teerullina kõigist ülesõitvat vahendeid valimata. Muide, kurje rolle on alati palju põnevam teha. Sest et mõtle, aga mõtle ise, Saad teha, et sul on alati luba teha. Kuule, neid kirjeldatakse alati palju põnevamalt, kui sa loed kas või klassikalisi muinasjutte lumivalgekest, siis lumivalgeke on niivõrd hea ja seega ka igav, et suure ära, sa loed ühe korra selle läbi, aga iga päev sellise inimese kõrval elada, ma ei tea, et 7 pöialpossi talusid selle ära, aga võõrasema on päris põnev natuur ja seal leiab juba seda psühhoanalüüsi ja neid erinevaid tahke palju rohkem. Et mis seal on juhtunud ja mis ta tegelikult taotleb ja millega ta haiget on saanud ja ei ole lihtsalt mingi naiivitan nagu lumivalgeke heljub seal ringi ja vilistab ja laulab ja täiesti nagu elukauge. Ja mis sa arvad, millest see tuleb, et ma siin nüüd ise olen ka teinud hästi palju selliseid esinemiskoolitusi, kus on just räägitud siis ka lugude jagamisest ja
ja siin need Hollywoodi siis ütleme USA taustaga inimesed, nemad ikkagi ütlevad, et alustada tuleks lugu kõige dramaatilisemast hetkest, on ju. Et ei mingit sissejuhatust, lihtsalt kohe rebi umbes südatükkideks, ma ei tea, mis asja, on ju, et siis on tähelepanu sinu, siis on kogu nagu siis vaatajaskond sinu. Mis sa arvad, millest see tuleb, et inimnatuur, võib-olla just see kurjus või negatiivsus, et see kuidagi meie tähelepanu niimoodi nagu kaasa haarab rohkem kui siis see hea, empaatiline, lahke, armastav osapool? Ma ei tea seda, ma hiljuti mõtlesin, et miks on kriminullid näiteks nii populaarsed, et miks on krimisarju telekas palju, miks mõrvamüsteeriumeid ka raamatutena loetakse päris palju. Et see on võib-olla jällegi täiesti süütu viis põgeneda kuskile ohutult mingisse teise atmosfääri keskkonda, maailma, kuhu sa reaalselt ei pea tegelikult õnneks puutuma, aga siiski on väga põnev ju sellest osa saada. Ja üks võib-olla seletus ka, mis nad ise pakkusid, seal on just, et see aju ülesehitus, et ongi, et on vastandust on vaja ja primaarne aju tegelikult on ikkagi, ta läheb rohkem see, et mis on nagu, et ennast siis hoida elus. Ta vaatab kõik selle halva asja kõigepealt ära ja siis hakkab vaatama, et mis siis muud järgi on. Ja sellega seoses, kusjuures ma ise tegin just hiljuti väikse ka siukse sügavama sukeldumise või uurimise. Mul oli siin siuke väikene online koolitus, mul kogunes mingi hulk inimesi, kes ütlesid, Kristal, et tundub, et sina oled üsna julge, et teeme siukse julguse väljakutse ja õpeta meile, kuidas saada julgemaks, on ju. Ja siis ma isegi katsetasin, et panin koolituse pealkirjaks siis julguse väljakutse, siis paljud inimesed ei osanud üldse sellega suhestuda. Kui ma panin hirmust vabastamine, siis inimesed said aru, millest ma rääkisin, on ju. Sest kui sa ei ole seal julguse poolel, siis ta ei saa veel aru, nagu, et ahaa, julguse väljakutse, et see ongi see, et ma saan julgemaks. Ja kui me läksime sügavamale, siis viimasel nädalal ma tegin neile siukse väikse eksami. Ma ütlesingi, et mine nüüd oma Facebooki seinale, tee sinna väike live, Facebook live, kus sa siis jagad enda mingit põnevat teemat, mis sulle nagu siis hästi korda läheb. Ja sellest 10 inimesest grupis tegi selle ära ainult üks inimene ja ma olin nii šokis, sest kõik eelnevad harjutused, nad olid ilusti kõik ära teinud ja kõik olid täiesti nagu või sees. Aga nii, kui oli see, et nad läksid avalikult jagama midagi väga isiklikku, siis tuli surmahirm ja siis ma hakkasin vaatama, et mis värk sellega on ja tuli välja, seal on ühendus täpselt samamoodi selle primaarse ajuga, et kui minna tagasi, siis ütleme see aeg, kus siis jahiti loomasid asju ja kui sind saadeti välja, sa läksid jahtima ja võib-olla tulid ühe korra tagasi, teise korra tagasi ja mitmeid kordi, kui sa ei toonud tagasi mitte midagi sellele siis hõimule, siis hõim võis su ära lükata ja kui see hõim su ära lükkas, siis põhimõtteliselt sa surid. Ja see võib olla see primaarne siis hirm. Siis ma mõtlesingi, et mis on siis esinemishirmu taga, et ka näiteks USA-s sa teed, vaatad siin, et okei, mis on kõige suurem hirm. Number 1 hirm on esinemishirm. Nüüd sina oled olnud näitlejate, lavastajate selles maailmas nii pikalt, et mis sina ütled, võib-olla oleks esimesed 2-3 asja, mida inimene saaks teha, et esinemishirmuga või üldse hirmudega siis silmitsi seista ja neist läbi minna? No see on muidugi pikem protsess, et seda päris niimoodi ühe nipsuga ei lukusta lahti. Muidugi. Tavaliselt. Aga väike sissejuhatus. Aga see nõuab eneseanalüüsi ja siis, kui sa analüüsid mingid olukorrad läbi ja julged otsida selgitusi ja põhjendusi, siis sa sageli saad aru, et aga see ei ole ju reaalne oht või see ei ole ju päris põhjus. Et ma lihtsalt toon selle endale ettekäändeks sellepärast, et ma olen nii mugav, et ma ei viitsi oma turvatsoonist välja tulla. Et ma olen siin oma selles mullis, selles kestas, kus ma olen harjunud olema, sest mine tea, mis siin väljaspool võib-olla on hoopis teised reeglid, ma pean teistmoodi käituma ja see esinemishirm on ju sellega seotud,
et jumala eest, mida teised arvavad. Just. Sest kui teisi ei oleks, neid kuulajaid, no siis see ei ole ju esinemine, sest see on iseendaga rääkimine ja selles ei ole mitte midagi hirmsat. Ja kui me paneme nüüd siia, teatris on selline mõiste nagu neljas sein, neljas mõtteline sein, et me mängime laval niiviisi, et nagu publikut ei oleks olemas. Muidugi on ka selliseid koolkondi ja siin võib ju rääkida, ei hakka pikalt rääkima Stanislavskist ja Brechtist ja nii edasi, aga põhimõtteliselt on erinevaid koolkondi ja kus on siis mõnel puhul on meelega ära lõhutud see neljas sein, mida tegelikult ei olegi olemas, aga siis suheldakse vahepeal publikuga ja mina näiteks tean palju selliseid inimesi, kes ei taha isegi seal publikus olla, ütlevad, et mina sellist etendust vaatama ei lähe, kus hakatakse publikuga suhtlema ja mine tea, kutsutakse keegi veel lavale või mõnel koolitusel kutsutakse. Ma lähen istun igaks juhuks sinna taha ritta, mingil motivatsiooni koolitusel keegi kutsutakse, plaksutatakse lavale. Pärast selgub, et ta ei pidanud mitte midagi muud tegema, kui ta pidi käes hoidma näiteks mingisugust lauajuppi, mille see koolitaja oma tahtejõuga siis näiteks pooleks lööb või midagi muud. Ja midagi hirmsat ei olnud. Aga tal on selline tunne, et nüüd on kõik pilgud on minul ja minul on vastutus, et kui midagi tuksi läheb, siis mina olen nagu süüdi. Et isegi kui see ei ole nagu minu poolt algatatud olukord, siis kuidas ma süüdi olen siis? Inimestel on igasuguseid nii ratsionaalseid kui irratsionaalseid hirmusid. Ja ühest küljest ju hirm on surmahirm ja nälg on suurimad edasiviivad jõud ka. Võib-olla siis siuke esmane asi, mida saaks igaüks teha, ongi eneseanalüüs, et vaadata, et mis toimub sinu sees ja võib-olla seda dialoogi kuulata ja siis sealt järgmised sammud juba siis edasi võtta. Ja mina ise tunnen, et alati kindlasti, kui hirmudega hakata toimetama sügavamalt, on kindlasti väga hea väga tark leida mingi mentor või coach, kes oskaks siis natukene juhendada, sest sageli, kui sa oled selle hirmu sees juba nii pikalt elanud ja seal üksi nagu ringtee peal ringi pannud, siis sa ei suuda võib-olla ise avastada või teada, mis suunaga sealt nagu siis välja liikuma hakata. Ja teatri puhul võib-olla isegi veel parem, sest siis ei ole sul mitte ainult lavastaja, vaid sul on ka teised näitlejad, kes tegelikult siis loovad sellise kogukonna, et sa oled selles supis koos nendega. Muidugi ma tahtsin veel siia lisada, et teataval määral ükski äärmus ei ole hea ja teataval määral hirmu on tervislik või ütleme, see on siis alalhoiu instinkt või mõõdutunne, sest et kui absoluutselt hirmu ei ole, ütleme, see on hea ka lavale minnes, kui öeldakse, et kui mingid esinemishirmu ei ole, siis see ei ole ka õige. Et näitlejal peab alati natuke enne etendust selline kõht lahti tunne olema. Et see on ka ohtlik, kui mitte mingisugust hirmu ja seega ka mingit nii-öelda vastutuse tunnet ei ole, siis see tähendab juba seda, et sellel inimesel võib puududa nii taktitunne, mõõdutunne, empaatia kui veel mitmed muud kasulikud omadused, sest öeldakse ju, et ei ole midagi hullemat kuidas see oligi? Ei ole midagi hullemat kui kõnekunsti valdav inimene, kellel puuduvad teadmised. Nii, et kui sul on julgust nagu küll, aga selle taga ei ole mingit sisu, siis ega see ka ei ole hea. Ja, siis jääb nagu oleks kook, aga ilma koogita. Jah. Ja, see ei maitseks küll hästi. Nüüd üks asi, mis ma lihtsalt nagu aiman või võib-olla ka eeldan, et sa võid nüüd parandada mind, kui ma siin nagu metsa panen, aga ma usun, et kõik need kogemused professionaalselt, kuigi siis eraelus pluss siis ka see näitlemise tee ka nüüd ärimaailmas, sa oled päris palju kindlasti õppinud inimsuhete kohta ja võib-olla
on sul ka mõned 3-4 nippi, mida meie siis kuulajate-vaatajatega jagada, et mis oleks niisugused esmased, et see ei pea olema siis mingi konkreetne, et kas nüüd on lihtsalt armastussuhe või töösuhe, aga niisugused üldisemad asjad, mis on sinu elus aidanud sul nagu paremaid suhteid luua ja kindlasti ka hoida, et on sul mingeid niisuguseid nippe meile jagada? Aeg, ei tea, kas ma nüüd olen kõige parem näide nagu kuidas asju hoida aga ma ei tea küll täpsemalt vastata, kui et mida rohkem ma tean, seda vähem ma tean. Ehk et seda teadlikumaks saan sellest, kui vähe ma tegelikult tean ja see on ka väga oluline teadmine. Teada, mida sa ei tea. Siis on juba kõva samm edasi. Aga ma arvan, et igasuguse harmoonia, kas ma nüüd oskan seda ise ideaalselt rakendada, see on ise küsimus, aga teoorias olen ma kõva. Et igasuguse harmoonia alus on ikkagi see, et sa ei saa seda otsida kuskilt mujalt kui endast. Mis on elementaarne, see ei ole ei minu ega sinu leiutatud, vaid see on nii ilmne, et tuleb endas leida see tasakaal ja nüüd me jõuame sinna algusesse tagasi, kus me esitasime küsimuse, et kes ma olen. Inimene esitab endale küsimuse, kes ma olen ja kui ta tekib hirm, et ta ei oska ennast defineerida, siis mõtlen selle peale, et aga ei ole vaja paanitseda. Ei pea olema tingimata igale asjale sellist ühest vastust. Maailma ei ole must ja valge. Ma nüüd olen, panen ennast kuskile kasti, et ma olen see. Mina näiteks enda kohta, ma ei tea, ma oskan kõige täpsemalt võib-olla öelda, ma mõtlesin, et ma teen ükskord visiitkaardi endale, kuhu ma kirjutan peale elukunstnik, sest see on võib-olla kõige täpsem määratlus, see ei ole küll mingisugune amet, aga vaadake ringi, palju liigub meie seas inimesi, kelle kohta sa täpselt ei oskagi ütelda, vaata kas või mingi seltskonna meedias inimesi, kelle kohta sa ei tea, mille poolest ta nüüd tuntud on, aga ei oskagi ütelda, mis ametit ta veab. Aga näed igas mingisuguses näosaate žüriis või tont teab kus, eks ole, on jällegi olemas nagu. Ja mina ka ei tea, aga see ei ole tähtis, et ma olen see, kellena mind parasjagu vaja on. Jah, et see defineerimine ei olegi nii oluline, kui just, et sa tunned, et sa oled iseendaga kontaktis ja siis oled hakanud ka teadvustama või tajuma ennast siis oma kohalolus, oma südames, oma tees ja oma elus. Sa tunnetad lihtsalt ära, kus sul on vaja olla parasjagu, mida teha ja kuidas olla ja teed endaga rahu ja siis on kõik hästi. Jah, ja siis väline maailm tunnetab ka seda, tahavadki olla sinuga, sellepärast et sinu juures on hea olla, sest sul endal on hea olla endaga. Ja nii paljud inimesed vaatavad tead siis ja mõtlevad, imestavad, tead sind vaadates kohe on niimoodi, mitte ainult mulle, aga üldse, et kui nähakse sellist inimest, siis öeldakse, et kuidas sa suudad, ma kohe vaatan sind ja nagu, et rahulik hakkab ja siis mõtled, et aga huvitav, et miks ta seda imeks paneb, et kas ei peaks olema loomulik. Ja nüüd võib-olla jällegi see pandeemia aeg on inimestele toonud kuidagi iseäranist selgelt, ma ütleksin, mõistuse pähe, et kuulge, ärgake nüüd ja vaadake, et asjad on palju lihtsamad. Elu ei ole nii keeruline, kui ta paistab. Mul oli kunagi selle kohta, et elu ei ole nii keeruline, kui ta paistab, ta on veel keerulisem. Aga et see ülemõtlemine, et kuidas asjad peavad olema ja nüüd nähakse, et nii heureka, mitte midagi ei juhtu, kui ma ei saa soppama minna kaubanduskeskusesse, mitte midagi ei juhtu, kui ma ei saa restorani minna ja teeb natuke ärevaks mõnda aega, aga siis avastatakse mingisuguseid uusi asju ja täiesti nagu selleks mingisugune äsjane avastus, et ma saan minna metsa jalutama. No kuulge, mets on kogu aeg olemas olnud.
et mis seni on takistanud. Ja või kas või see, et nüüd ma saan ise hakata kokkama toitu, on ju. Ma saan ise süüa teha, ma saan lastega olla, jess, noh, kes siis takistas enne, et ise oleme kõige suuremad pidurid oma aja ja kõiki prioriteetide planeerimisele. Just nii. Ja nüüd, kui hakkame natuke seda vestlust siin kokku võtma, et ma mõtlengi just kõik need talendid, mis sa oled töösse pannud ja nagu sa ise ka ütlesid, et kui üks etapp lõpeb, algab teine, et sul ei ole seda hirmu, et ma ei saa nüüd hakkama või mis seis on. Ja minul on ka hästi palju kogemusi olnud sellega just, et kui ongi, et asjad on hooajalised, et mingi asi on kas omandatud või see peatükk on lõppenud, siis keerad järgmise lehekülje. Ja just see taipamine tuli mul tegelikult Lõuna-Aafrikas, kui mul oligi, ma panin nagu ennast ja universumit siis proovile, et andsin nagu sellise ultimaatumi, et vot ma nüüd lähen, ma teen oma dokumentaali siin valmis ja raha küll 100% peale ei saanud erinevatest fondidest, aga lähen usalduses. Ja siis poole aja peal muidugi kõik raha, ma teadsin, et mulle ei jagu seda terveks ajaks, poole aja peal raha sai otsa ja siis hakkasin mõtlema, et okei, ma olen Lõuna-Aafrikas, ma ei saa, põhimõtteliselt pilet on mul tagasi 2 kuud hiljem, on ju, mul ei ole kuskile minna, ma pean midagi siin praegu ette võtma ja siis panin töösse, hakkasin Skype'i teel tegema mingeid ingliteraapia lugemisi ja kohalikes kohtades sündmuseid. Ja sealt hakkas vaikselt siis vaata raha tiksuma ja lisaks siis ka küsisin inimestelt, et kes tahaks annetada veel selle filmi jaoks. Ja lõpuks oligi, sain ilusti raha kokku ja dokumentaalsega ilusti valmis. Ja siis sain aru, et issand jumal, et ongi siis nii, et lihtsalt paned oma talendid töösse ja ongi leib ka laual, et kas see ongi siis nii lihtne. Ja sellest hetkest kadus ära see hakkama saamise hirm, mis ma tunnen ka eestlastel on nagu võib-olla üle keskmise kõrgem kui mujal ka maailmas. Ja kui see ära kadus, siis ongi nagu see elukutse laine võtab nagu su üle ja siis sa lihtsalt usaldad ja lähedki sellega. Aga nüüd sellega seoses sulle küsimus, et kui sina oled nüüd neid protsesse ka peatükke läbi teinud, hooajad läbi ja nii edasi, kuidas on sinul olnud õppetunnid rahaga seoses ja kuidas sa suhestud tänasel päeval rahaga, et mis asi see raha on, miks meil teda vaja on ja siis kuidas sinul on ka, et külluse suhtes nagu suhestus ja mida sa inimestele võib-olla ütled selle koha pealt, et ma tean väga paljud praegu ka, kes on oma tööd kaotanud ja kes ongi näpud põhjas, on väga nagu siis hirmul ja muretsevad selle pärast. Ja ma tõesti mõistan seda olukorda. Aga kui endast rääkida, ma ei ole osanud kunagi raha väga palju hoida, et see ei ole mulle iseenesest mingi eraldi väärtusega tähtsus olnud, vaid see on nii-öelda siis vahend hakkama saamiseks ja täna küsimast, ma saan hakkama. On olnud küll selliseid kummalisi aegu, kus ma olen tundnud, et nii kui tuleb, nii ta läheb ka. No praegu nii hullusti ei ole, et siis ma olen mõtelnud nende aegade peale tagasi, et huvitav, et tõesti oli kogu aeg mingi häda ja alati jäi kuskil puudu ja ma ei tea, millest siis see viga oli, et mida ma genereerimata jätsin enda siin tellimustes. Aga ta ei ole jah, mu jaoks muud kui vahend ja mingid sellist ekstra kirge, et mul oleks vaja nüüd õudselt palju, et seda mul ei ole kunagi nagu olnud, et pigem ikkagi, et ma teen seda, mida ma armastan ja kui ma teen õigeid asju, siis peab midagi ikkagi normaalselt tulema. Et sul on siis nagu usaldus, et kui sa teed seda, siis see lihtsalt nagu põhjus ja tagajärg, et järgneb. Nojah, eks on muidugi erinevaid perioode, kus alati ei lähe kõik sujuvalt, et vahepeal nagu lähed mingit teed, siis vahepeal on mingi auk ja muhk ja nii edasi, et ega ükski auk ei ole põhjatu. Jah, ei oskagi nagu.
Aga sa ütlesid väga olulise asja siin, sa ütlesid, et tellimustega oli midagi nihu, et siis ikkagi algab kõik sellest, et inimene teadvustab, et ahaa, mida ma tahan või mis on siis plaanis või mida ma siis sealt menüüst tellima hakkan. Et kui see tellimus on nihu, siis üsna tõenäoliselt ka siis, mida tellitakse, ei jõua kohale või läheb vale aadressi peale. Et kui sa ei tea, kuhu minna, siis on väga raske öelda, kui palju veel minna on ja kas sa üldse oled õigel teel. Et enne kui küsid, et kas sa oled õigel teel, pead sa teadma ju, kuhu sa lähed. Ja tõepoolest tellimust on väga raske vormistada, kui seda pole esitatud. Et siis see on jah, et ise peab endale selgeks tegema, mis sa tahad. Kindlasti ei ole minugi elus alati kaugeltki olnud selge, et mis ma tahan. Selliseid tühje kohti on küll olnud, et nii seisan nüüd jälle keset lagendikku või ma ei tea 4 risti ja mõtlen, et nagu ühtegi sellist tootlikku varianti ei ole. Aga aga samas ma ei ole kunagi, kui sa rääkisid mu siin huntkriimsid ma mitmetest ametitest, siis ja tahtsid siin enne seda podcasti küsisid mingite kodulehtede ja viidete kohta, siis mul ei ole neid. Ma ei tee ühelegi oma alale, ei õhtu juhtimisele, disainile, mitte millelegi mingisugust reklaami, sest ma ei, kuidas öelda, et need on mulle jäänud nagu selliseks kõrvaltegevuseks ja ma võib-olla ei taha seda põhiauru või prioriteetset teravikku suunata. Et selline valik on praegu tehtud, mis ei välista, et kunagi on teistmoodi. Väga hea. Ja kellel on vaja, eks siis nagu ka eesti keeles on hea ütlusele, et Jumal juhatab siis need õiged inimesed õigel ajal. Küll ta leiab siis. Ja siis need asjad lähevad kokku. Nüüd üks asi veel, mis ma tahaks puudutada enne, kui otsad täitsa kokku tõmbame, et sina oled ka lapsevanem, sa oled isa, et kuidas isaks olemine on sind muutnud või mis sa oled sellest õppinud? See on küll üks pidev kasvamine ja arenemine minu enda jaoks. Kui vanasti oli võib-olla selline suhtumine nii vanas haridussüsteemis kui kasvatussüsteemis oli selline tõdemus, et alates kõigist nendest vanasõnadest, et laps räägib siis, kui kana pissib ja kõik muud sellised natuke või päris palju sellised alandavad või paika panevad, et küsisid vanema inimese käest, et aga miks see nii on, siis ta vastas, et sellepärast, et see lihtsalt nii on. Sellepärast, et see on kogu aeg niimoodi olnud. Muud põhjendust ei olnudki asjad, et sellepärast, et see on kogu aeg niimoodi olnud. No nüüd on hakanud ajad muutuma ja milleenikud ja ka sinu põlvkond on teinud vanematele põlvkondadele selgemaks, et aga asjad ei pruugi enam nii olla või nad ei pruugi kunagi olnud nii tegelikult, kui teile on näinud, et see on. Et paljud kasvatuspõhimõtted on ümber hinnatud ja mina vanemana tunnen seda, et või mehena, eks ole, isana, et mul on nii palju õppida ja ma olen kuidagi selline oma meelest ma tahan olla hästi vastuvõtlik ja avatud ja ma ei ütle, et mul on see kõik selge ja vaata, lapsevanemaks olemine on parasjagu nii keeruline amet, et sellega ei anta ühtegi manuaali ka kaasa, eks ole, et laps tuleb ja palun, siin on kasutusjuhend ja tehke nii ja siis on kõik hästi. Et kui te teete täpselt nii, nagu siin kirjas, siis midagi valesti minna ei saa. Et laps ei ole masin, isa ei ole masin, ema ei ole masin ja juhendite järgi ei saa päris teha. Ja, et see on tõesti siuke kasvamise kool ja tõesti isegi kui oleks ühtne manuaal, siis ei toimiks, sest iga laps on ju erinev. Ja sealt tuleb ka, et sinul on 3 last, et iga üks neist on ju täiesti erinev. Kõik on täiesti erinevad isiksused juba titest peale võis näha selget, kindlat iseloomu. Et
kui mõtled, et esimese lapsega, et see nii lihtne ongi ja siis tuleb teine vaatad, et wow, see on nüüd hoopis midagi muud. Ja kolmas oli jälle selline pehmem maandumine, ütleme, aga et mu lapsed on siis tütred 17 ja 15 ja poeg Art 10 juba ja nad on kõik väga vahvad isiksused. See, et mõnega on olnud võib-olla lapsena minu enda jaoks, mitte, et nad on keerulisemad ühte või teist pidi olnud, aga mu enda jaoks oli mingeid väljakutseid rohkem, siis nüüd on kõigist saanud vahvad, targad inimesed ja ma kuulan suu ammuli, mida neil mulle öelda on. Jah, et ongi, et väga suured õpetajad. On. Ja. Tänapäeva põlvkond ütleb laste kohta, et nad on õpetajad. Paar põlvkonda tagasi oli see täiesti välistatud. Ja, just. Et mis loll jutt see on, et lapsed tulevad siia ilma meid õpetama, nagu et ikka vastupidi on. Jah, just. Nüüd üks asi ka, mul oli õnnestus külastada sind seal Hiiumaal, kui sa veel, seal olid suured mingid suvepäevad ja põnevaid hästi üritusi asju oli, näitasid isegi oma selle raamatu järgi siis tehtud teatrietenduse väikseid nukke ja asju, nii et siuke väga põnev väike seiklus oli. Hiiumaa on minu jaoks olnud ka väga siukene eksootiline koht Eestimaal, et seal on selline rand nagu Luidja rand, kus mina siis tegin läbi siukse väikse katsumuse ükskord koos oma siis tolleaegse boyfriendiga, kus me siis olime vist, kui ma mäletan hästi 7 päeva seal lihtsalt siis seal rannas telgiga, et kuidas siis lihtsalt siuke väike survival test on ja siis seiklesime, kõndisime seal veel ringi ka ja ta on tõesti siukse väga huvitava energeetikaga koht ja üldse hiidlased ise ka, et on siuke tõeliselt vahva, nagu mingis mõttes võiks ka öelda, et Eesti mini Hawaii. Kas sa mõne sõnaga ütleksid, et kui kaua sa seal elasid ja mis sinu kogemus Hiiumaa ja hiidlaste kohta personaalselt oli? See on päris huvitav lugu muidugi, et kuidas elu võib teha ikka selliseid pöördeid muidugi sinu enda nõusolekul, et sa ise võtad sellise kannapöörde ette, et järsku lähed. Siis ma tegin parasjagu lõpparve telesaatega, mida ma juhtisin ja otsustasin, et nii, nüüd lähme Hiiumaale siis oma eksobikaasaga ja 6 aastat sai seal ja kui ma sinna maandusin sinna saarele, ei olnud mul ühtegi tööd ees ootamas. Ja seda oli täiesti hullumeelne plaan, et mis mõttes mees lihtsalt tuleb telest ära, läheb Hiiumaale mitte midagi tegema, mitte keegi ei oota seal. Ja tõepoolest on nii, et mitte keegi ei oota ju, kes see teab sind oodata. Ja ma sain kohe, asusin praegust siis Rajaleidja keskust juhtima, ma ei saanud seda kaua juhtida, oli vist 10 kuud, kui kutsuti mind arenduskeskust juhtima ja ma juhtisin 3,5 aastat Hiiumaa arenduskeskust ja siis, nagu ma rääkisin, tegin ka seal kultuurimajas teatri asju ja päris suured vahvad projektid said ellu kutsutud, mida varem sellises mastaabis Hiiumaal teatriprojekte ei olnud tehtud. Nüüd juba on olnud siis ka seal kuulsad mammalood ja muud teatrumitükid. Aga see 6 aastat, vaata Hiiumaad nimetatakse Haldja saareks, et seal elavadki haldjad reaalselt seal rabas ja soos ja metsas ja see 6 aastat andis mulle küll tunda, et 2 asja. Esimene asi, et see on täiesti hämmastav, kuidas keskkond mõjutab sinu mõtteid, sinu olemist ja muudab sind kindlasti jäädavalt ja kasvatab
ja teine asi see, et ega enda eest ikkagi ei põgene. Et millegi pärast oli selline tunne, et kui siit nüüd mandrilt ära lähed, et Hiiumaa on selline turvaline ja loodusküllane ja see võtab sind, Haldja saar võtab sind oma rüppe ja kaitseb ja hoiab. No ei ta tühja hoia, et ikka ma arvan, et see kaitse turvakoht on siin ikkagi. Ja kui sa selle turvakohaga ringi liigud, siis ükskõik kuhu. Muidugi on meeldiva, ma ei tea, on vähem meeldivaid paiku. Meeldivuse poolest on Hiiumaa kindlasti maailma topis, jah. Aga sealsed inimesed, no väga põnevad, et öeldakse, et sa ei saa ka 20 aastaga sa ei saa hiidlasteks, kui sa ei ole sündinud hiidlane. Ja mina tundsin küll, et selle 6 aastaga ja mis ma seal enne olen käinud ja pärast ka, et ma tunnen ikka suuremat osa hiidlasi, ütleme nii, et ja nemad mind ja ma tunnen küll, et mind võeti hästi vastu. Ja ma sain kuidagi isegi see Hiiu aktsent hakkas mulle külge, mida väga paljud ei tarvita küll. Aga mingid sellised sõnad tulid iga päeva kõnepruuki, et ma käin poodis ära. Mitte ei käi poes, vaid poodis. Ja siis hakkad rääkima enne minevikus näiteks, et kui naabri Vilma ütles, et tuleb poest ja ütleb, et poodis pole saia olnud, siis ma mõtlen, et mis pood see selline on, kus pole olnud. Aga ta mõtles, et praegu ei olnud. Aga ta räägib nagu enne mineviku vormis, nii nagu hiidlastel kombeks on ja siis veel selline 3-kordne eitamine, see tuli ka mulle kuidagi hakkas külge, et ei pole mitte. Hästi põnev jah, et no hiidlastel on sellised omaette sellised krutskiga naljad ka, et vahel pannakse neid nalju küll saarlastele, poogitakse külge, seda ei teagi, kuidas need legendid lahti lähevad. Näiteks, et 2 Hiiu ette kõnnivad tee peal külavahe teel ja üks näitab eemalt, et näe, vaata, sootehnik tuleb. Teine ütleb, ei tea, mis ta mootehnik, rohkem on kui sootehnik. Ja siis mõned ei saa Tava inimene ei pruugi üldse aru saada. Ei pruugi üldse aru saada, jah. Väga lahe. Nii, väga super. Nüüd lõpetuseks mul on alati selline siis Vimka küsimus, et nüüd kujutad ette, et sinu aeg siin maailmas saab ühel hetkel läbi ja sa liigud kuskile mujale edasi teispoolsusesse või kes teab, mis sellel ajal on siis, kui sina sellesse ikka jõuad. Ja mis on see pärand või legend, mis sa sooviksid, et sinust maha jääks siia sellele planeedile Maa? Mulle tundub, et ma ei ole seda veel välja mõelnud. Ma oskan seda üsna üldiselt nagu tunnetada, aga mitte veel kirjeldada. Kõik see, mis ma tahan võib-olla oma lastele jätta, on see, et ole inimene. Inimeseks olemise, inimene suure algustähega. Et nii, et sa ei kahjusta kedagi ja proovid suurelt öeldes siis nagu maailma päästa, eks ole, et kui mina veel sellises vanuses praegu nagu usun, et nagu naiivne ja teismeline, et maailma on võimalik päästa, siis ma arvan, kõik ei ole veel kadunud. Ja kõik ei ole kadunud siis, kui inimene on ikka veel üllatusvõimeline. Et inimene peab suutma imestada ja üllatuda, siis on ta elus. Mis pärand? Et kui ma mingi väikesegi panuse ennast ümbritsevatesse inimestesse, enda lähikondlastesse suudan anda või panna, kas või selles osas, et kuhu poole maailm praegu nagu liikvel on ja mina koos temaga ja ma olen seda suunda toetav, et
kui mul midagi õnnestub sellesse kaasa aidata, selle nii-öelda uue ja parema, selgema, avatuma, inimesi rohkem arvestama maailmakorra loomisse, sellesse panustamisse, siis on juba suur tükk tööd tehtud. Ja loomulikult jäävad ju maha ka kindlasti nüüd näiteks, kas või ma nägin sinu seda kui Ani ja mehed Tallinnas käisid, ka ütleme siis teatritükk, mis on videona YouTube'is olemas ja ka sinu raamatud kas või ja siis ka ütleme need näidendid, mis on kirjutatud, need ju saavad ka edasi elada läbi teiste uute inimeste ja uute lavastajate. No näed, ei olegi nii vähe. Jah, et seda on juba üksjagu ja kõik, mis sa ka kirjutanud oled kindlasti, kui see kõik kokku korjata. Nii et aitäh, et sa oled, kes sa oled ja nii elutervelt jagad oma mõtteid ja oma siis teadmisi ja kohalolu ja toetad seda uue maailma loomist. Aitäh, aitäh. Ja kõigile vaatajatele, kuulajatele siis meeldetuletuseks, et kindlasti vaadake, pange like, jagage ja kui võimalus ka iTunesi väike review panna, kuidas podcastid siis sobivad, meeldivad. Ja Kristjaniga ka me teeme ühe väga erilise väikese lisakingituse, mille me siis paneme pärast eraldi lingiga siis siia podcasti alla märkmetesse. Et see tulebki mingi põnev katsumus, kus ma siis toetan Kristjanit selle loomisel, et vaatame, mis sellest välja tuleb, jällegi põnev siuke seiklus ja kõigile siis veel suured tänud, et kuulasid, vaatasid ja siin jällegi materjali tuli üksjagu, nii et jagub täitsa 2 episoodi jaoks ja soovime kõike paremat ja nagu Kristjan siis siin ka meelde tuletas, et kätepesu on üks lihtsamaid tervisekindlustusi, nii et kui mitte midagi muud ja kui säppi üles ei leia, siis võtt käsi pesema. Nii et aitäh sulle, armas Kristjan, kõike paremat sinu siis projektidega ja edu sulle kõiges. Aitäh, päikest kõigile.